ärge virisege, asjad meie riigis on ju päris head. Rõõmus pahutades keege, nii et murepada viskab kaane pealt. Et igakuiselt teil kulub küttele 20 000 krooni. Mure kaob siis, kui loovalt me mõtleme, taksohinnad alla toodi. Sa vaata vaid Evelin Seppa, taksosta tein oma onni. Kas selle peale aastaga kulutab vaid natuke pealt 100 tonni. Te istmete naksudes magage taksodes, seal kütte eest maksma ei pea, et näha saaks Brasiilia katkad, kuidas valget palli jalaga ta lööb. Selle eest 2 tonni maksab, see su terve suguvõsa säästud sööb. Vaadakem, kuid seda pidi, me ei maksa praktiliselt midagi. Inglismaa, Manchester City, kaka ees käib välja pea 2 miljardit. Ei saa me kadedad olla, et Evelin talvitab kaugel Kambodžas, sest ta ei näe, kui hea on külm vene viin, tihastki ei näe puu otsas. Nii tore on tšekkida, kui snokki pekida, nii kaunis, et kõhude täis. Paljud hüüavad, et vaata, Riigikogus pole kasu tuhkagi. Laialised tuleks saata, nad ju logelemisest ei puhkagi. See on lühinägelikkus, tõsinab küll pole teab mis krapsaka. Kuid on meie riigi rikkus, suured palgad priskeid makse maksavad. Küll on tore Eestis elada meil, küll on kole neil, kes võõramad teil. Homme jälle! Kirute eelarve kääre, mille tõttu pensioneil jääb ära tõus. Kui Zimbabwes pensionääre keedetakse 10 kaupa ühes nõus. Kuulge, mis te pirisete, kui teil sees on siuke pessimismi laks. Ma võin öelda juba ette, homme läheb 100 korda hullemaks.